Tere, head sõbrad! 2023. aasta sügisel sain tugeva kõnetuse südamesse, et Eestimaal peaks iga inimene oskama paluda meie isa palvet. Arvestades, millistel aegadel me elame, võib see vahel olla lausa elu ja surma küsimus. Kriisides ja keerulistes olukordades, aga ka siis, kui on rõõm ja rahu. Alati on hea paluda meie isa palvet. Ei ole tegelikult vahet, kas sa oled kristlane, ateist või alles otsija. Meie isa palve on kõigile. Me palume suurel neljapäeval 28. märtsil käesoleval aastal kell 11.45 ühiselt üle Eestimaa. Meie isa, kes sa oled taevas. Elame ajas, kus on lihtne tunda end kaotatuna, reedetuna või mahajäetuna. Meie ümber laotuvad lood lõhestumisest, vihast, mõistmatusest ja hoolimatusest. Uudised sõjast ja ebakindlus homse ees heidavad varja meie igapäeva rõõmudele. Ent Eestimaa ja rahvas on alati olnud sügavad meie südametes, eriti nüüd, kui vajame ühtsust rohkem kui kunagi varem. Kutsun teid ühinema meiega, et koos seista meie armastatud Eestimaa ja rahva eest meie isa palves. Meie isa palvel on imeline vägi, mis ei tunne piire, jõud, mis suudab tervendada haavu, ületada erimeelsusi ja tuua meile lootust isegi kõige tumedamatel aegadel. Ükskõik, kui erinevad meie teed või veendumused on, meid ühendab armastus Eesti vastu ja soov näha seda maad õitsvana, rahumeelsena ja ühtsena. Anname koos meie maa ja rahva Jumala kätte, paludes õnnistust, tervist ja rahu. Meie isa palve on üks lihtsamaid, ent samas sügavamaid palveid. Kui see palve sünnib südamest, on sellel jõud tuua imelist muutust nii meis endis kui ühiskonnas. Oled sa usklik või mitte? Sinu osalus meie isa palve päeval on väärtuslik. Sinu hääl ja süda on olulised. Ühine meiega meie isa palves, mis ei küsi usku, vaid avatud südant ja soovi näha meie ühiskonda kasvamas armastuses, ühtsuses ja rahus.